mul on selline huvitav tunne, et see võiks olla nagu mingisugune meie peotrikk või noh, et party trick, eks ole, see, millega me paneme inimesed ahetama ja ohetama, kui me kunagi koos juhtume mingisugusel sotsiaalsel kogunemisel olema. Et me lihtsalt suudame täiesti suvalisel hetkel hakata 10-st alla 0-ni lugema ja tegema seda täielikult niimoodi ilusasti sünkroonis. Et me ei pea isegi nagu kuidagi ette valmistama või tempot määrama, me lihtsalt, võib-olla kõik suudavad seda teha, aga kindlasti suudame meie seda teha. Mu esimene reaktsioon oli see, et see ei ole kõige ägedam peotrikk, millest ma kuulnud olen oma elu jooksul. Okay. Aga siis meenus kohe, et olen ju käinud teatrikoolis ja seal on erinevaid selliseid inimeste sünkroniseerimise harjutusi, mida tuleb läbi teha, et areneda tähelepanelikuks ja oma, ma ei tea, kogu ajuga kohal olevaks näitlejaks, et siis seal on sellised harjutused, kus peab näiteks kuidagi jälgima oma, ma ei tea, 10 trupikaaslast ja siis ainult üks inimene võib öelda numbri, et loetakse 1-10 näiteks või 1-50. Ja kui 2 inimest ütlevad korraga mingi numbri, siis tuleb 0 tagasi minna ja hakata otsast peale. Okay. Et see sarnaneb sellele ja see on nagu väga äge tunne on olnud, kui näiteks on õnnestunud lugeda 50 näiteks mingi 15 inimesega, kes kõik seisavad ringis ja jälgivad üksteist väga tähelepanelikult ja kõik tajuvad, et kes nüüd järgmise numbri ütleb, ilma et oleks mingisuguseid muid nagu, et keegi, ma ei tea, kätega märku annaks või midagi, et lihtsalt näost loed välja, et ahah, tema nüüd ütleb ja siis ütleb mina järgmise numbri ja nii edasi. Et selles mõttes, et sellises teatrikoolilikus võtmes see võiks olla küll ikka nagu täitsa okei peotrikk, aga muidugi see on ka, see sõltub ka kontekstist, et kuhu me satume, vaata, sest et kui me satume mingite nagu joomarite peole, vaata, kus kõige põnevam on ikkagi see, et kes oma käe põlema paneb näiteks kell 3 öösel või kes näiteks visatakse läbi akna, siis seal võib olla see nagu 10-0 sünkroonis lugemine ei lendaks nii kõrgelt. Aga me võiksime seda proovida igal juhul. Inimeste sünkroniseerimine esiteks kõlab nagu ilgelt ägedalt ja kuidagi natuke siuke sci-fi teemana, et ma kujutasin juba ette, kuidas me saame ühendada terve hulga inimesi kuidagi internetikaabliga omavahel ära ja sünkroniseerime neid. Aga selle käe põlema panemisega meenus mulle, et äkki käe põlema panemine on hea viis kätt steriliseerida. Vaata, kui me eelmises osas rääkisime nugade põletamisest, et siis võib-olla samamoodi käelt etanoli ära põletamine võib olla viis, kuidas oma kätt steriliseerida, aga samas muidugi, kui sa steriliseerid oma kätt sellepärast, et sa kardad, et äkki sa jääd haigeks ja satud haiglasse, et ma ütleks, et oluliselt suurem tõenäosus on haiglasse sattuda lihtsalt selle tõttu, et sa oma käe põlema panid. Mul on tunne, et ma ikkagi ei peaks seda ütlema, et see tõenäosus on suur, aga äkki ikkagi igaks juhuks peaks. Ma arvan, et sa võid öelda kõike, sest et esiteks me oleme nüüd jälle iseseisvad ja vastutame ise oma sõnade eest. Ja, nii heas kui halvas. Ja nii heas kui halvas ja teiseks ma ei usu, et inimesed meie saadet kuulavad selleks, et saada nagu meditsiinilist nõu. No ma väga loodan ma lihtsalt ei usu seda. Ma väga loodan ka. Aga selles mõttes nagu popkulturistid uues uus hingamine, uut moodi, kes teab, võib-olla tuleb nüüd ka uus sihtgrupp, aga ma ei tea, alustame, proovime ja vaatame, mis saama hakkab. Tere, minu nimi on Ivo Krustak. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulete saadet Popkulturistid uues. Kolmandas kuues põhimõtteliselt, see on 3. kuub. Ma mõtlesin öelda, et old school, nagu popkulturistid, vanakool. Nagu meil on siuke vanakooli kuub, meil on vanakooli kuub seljas, aga ja, te kuulsite õigesti, meil on üks ja sama kuub, me Ivoga jagame kuube, sest me ei ole nii jõukad, et osta endale 2 kuube, aga samas see on siuke suur kuub. Kui öelda kuub hästi palju järjest, siis see kuidagi muutub suule raskeks. Kuub.
ta on üsna jah selline ümar sõna, ta võtab nagu On, palju lihaseid näos peavad nagu korraga tegema midagi, et öelda kuub. Jaa, ma pole seda varem kogenud, mul pole olnud seda olukorda, kus ma peaksin ütlema kuub hästi palju. Kuub. No vaata, kuub. Nagu sa ütlesid, meil on ainult üks kuub, nii et seda nagu korrata ei ole üldse olnud vaja. Jah, ei ole vaja, jah. Tegelikult oleks võinud öelda ühe korra. Jah. Aga nii naljakas on jälle teha saadet, sest et vahepeal, millal me tegime enne jõule vist või peale jõule tegime oma eelmise saate? Detsembri lõpus, selles suhtes, et enne aasta lõppu ikkagi. Enne 2019. aasta lõppu ja nüüd ja praegu me salvestame 6. märtsil 2020. Ma võtan kohe ette Facebooki, siis ma näen täpselt. Ma isegi ei tea praegu hetkel, kui me salvestame, ei tea, mis nagu osa numbrikski panna, sellepärast, et see viimane osa oli nii kaua aega tagasi, et ma ei mäletanud. Aga näed, 29. detsember, põhimõtteliselt kohe aasta lõpus tuli välja meie 123. osa nugade põletamine. Ja see on siis meie 124. osa, millele ma praegu ei oskagi veel nime välja mõelda. Igal juhul 124. osa ja eelmise ja tänase osa vahel on palju vett merre voolanud, nagu öeldakse. Või mett verre voolanud, nagu mulle meeldib öelda. Ja mis muutunud on siis see, mida tegelikult meie sõbrad ja truud kuulajad juba teavad, ehk siis, et me oleme tagasi oma esialgses podcasti voos. Me ei lähe enam eetrisse R2 alt, sellepärast et meie elukorraldus lihtsalt muutus selliseks, et R2 stuudiosse mitte kuidagi ei jõua. Sina oled juba ammu, nüüd võib öelda, et juba ammu Brüsseli elanik. Nii et me pole niikuinii juba tükk aega nagu ühes toas viibides seda saadet teinud, mis endiselt tuleb paljudele inimestele üllatusena, aga nii see tõepoolest on, et me pole tegelikult ühes stuudios seda saadet juba tükk aega enam teinudki ja mina viibin nüüd sulle lähemal kui varem, aga R2-st kaugemal kui varem, ehk siis mina viibin nüüd Inglismaal Brighton and Hove nimelises kaksiklinnas. Ja see muutus tähendas seda, et kogu R2 tehnika jäi ka R2, sest et ma ei ole röövel, ma ei hakanud sealt ära viima neid häid mikrofone, mida Koit Raudsepp ja Madis Nestor ja teised korüfeed kasutavad. Ma tahaks, et see hea toodang ikkagi edasi tuleks sellest minu lemmik raadiojaamast ja tuli lihtsalt raha koguda vahepeal, et siis tellida endale koju salvestustehnika ja nüüd see tehnika on kõik püsti pandud. Me just enne salvestamist pusisime, üritasime mingeid nivoosid paika panna ja Ivo nõustas, et mis moodi üldse mingisuguseid helikanaleid siin avada ja nii. Ühesõnaga, et ma loodan, et kõik salvestab. Kas sa näed, et kuskil midagi nagu vilgub, kuskil tuleb mingisugune helilaine joonistub konstantselt ekraanile? Ma näen, et mingid numbrid jooksevad, mingid sakid tekivad kuskile. Väga hästi. Aga et mida see kõik tähendab, ära seda minult küsi. Ei, see polegi oluline, peaasi, et midagi muutub, midagi areneb. Kas sa tunned ennast nüüd nagu päris podcaster, et sul on nüüd sa oled oma kodus, oma helitehnikaga, sinu maailm on sinu auster, sa võid teha nii palju podcasti. Ma tõesti tunnen, et maailm on minu auster nüüd. Ja ma ei teadnud, et ma tunnen puudust sellest tundest, aga ma tõesti vist, see oli tõesti üks nagu elu eesmärk tegelikult jõuda punkti, kus maailm oleks minu auster. Mida see tähendab üldse, et kui keegi ütleb, et maailm on tema auster, et siis kas nagu kirjelda mulle oma nagu nägemust arusaamist sellest? See on selline väljend, mille kohta mul puudub sisuline arusaamine. Ma saan aru, et see on selline kuidas see sõna ongi, ta ei ole mitte nagu sõnade mäng, vaid ta on, sellel on mingisugune eraldi termin ka, et see on nagu lause, millel on nagu selline tähendus, mis ei ole otsene, eks ole, et tal on mingi varjatud tähendus ja mina olen seda enda jaoks alati pidanud
selliseks, et noh, nüüd saab kõike teha, et nüüd noh, ma ei tea, võib-olla see tähendab seda, et inimliigil on väga suur kontroll Austri kui liigi üle, et siis nagu maailm on sinu Auster, et sa saad seda püüda ja süüa ja lakkuda ja luristada, et siis sa võid maailmaga ka põhimõtteliselt kõike teha, võib-olla. Et võin luristada ja lakkuda maailma? Jah, näiteks. See ei kõla nagu, noh, see ei kõla nii hästi, kui see nagu võiks kõlada. Ma ei tea, ma praegu guugeldasin Austrit, on ju, oyster. Et ühesõnaga üks auster, mis mulle on oluline, on näiteks mu oyster card, mis on, et kui ma Londonis ringi liigun, siis see on nagu Londoni roheline kaart sisuliselt, kuigi ma pean sinna raha laadima peale, et ma ei sõida ringi tasuta nagu Tallinnas, aga siiski, et see on oyster, et see on see auster, mis on minuga kaasas näiteks ja mis teeb mu elu nagu paremaks, hõlpsamaks linnas. Aga need päris austrid, mida ma siin Google'i pildigaleriist näen, ma ei tea, ma ei tahaks, et maailm oleks mu auster, nagu ma ei tea, et selles mõttes, et kui ma olen olnud mingisugustes restoranides ja siis tuuakse austrid lauda, et siis korraks on küll siuke peen tunne, sest et see on natuke siuke nagu, no kui austrid tuuakse lauda, siis sa natuke saad aru, et mis sorti õhtusöögile sa oled saabunud, on ju? Või et kelleks sind peetakse täna õhtul. Kiire guugeldamine näitab, et see pärineb hoopis Shakespeare'i ühest teosest, nagu väga paljud siuksed huvitavad täiendused inglise keelde. See on ühest tema näidendist Merry Wives of Windsor. Ja üks tegelane ütleb I will not lend thee a penny, mille peale siis teine tegelane vastab Why then the world's mine oyster, which I with sword will open. Jah. Et ta teeb selle austri mõõgaga lahti. Karbi nagu, selle merekarbi teeb siis nagu mõõgaga lahti ja et luristada ja imeda seda austri ollust nagu endale. No, ma saan aru, et mõnedes austritest võib leida pärle, et see on nagu siis see, et teed austri lahti ja leiad sealt pärli, et see nagu sa saad, see nagu elurikkust näitab, et noh, nagu sul see väljend, et the world is your oyster, nagu justkui tähendab seda, et nüüd sul on hästi palju võimalusi elus, see tähendab, et su elu on väga rikas ja siis see austri avamine nagu näitab sulle seda rikkust. Ma lihtsalt põhimõtteliselt mõtlen praegu umbes seda kõike kuskilt laest välja tirides, et ei tea tegelikult. See on see kvaliteetsisu, millest te olete kõik puudust tundnud muide, kui seda saade pole vahepeal eetrisse läinud. Ja see on see kvaliteetsisu, mille juurde tootmist te saate ka jälle omalt poolt toetada, nii nagu vanasti. Ehk siis, et me oleme taas käivitanud oma Patreoni konto patreon.com /popkulturistid. See on meie kodu, virtuaalne kodu, kus hakkab ilmselt leiduma ka lisamaterjali, mida me varem pole avaldanud ega ka tootnud, kui aus olla, aga meil on mõtteid, mida põnevat hakata Patreoni lisama, et natuke veel elevust üles kütta. Ja jah, nagu varemgi oli, et ilmselt paljud suurem osa kuulajaid ei ole Patreonis, aga need, kes juba varem olid, need teavad seda kõike, kõik on tuttav. Mingit ränka nagu hinnatõusu vist praegu ei planeeri, aga vaatame, et võib-olla kui ikka nagu see rahaahnus väga suureks läheb, siis teeme väikse üllatuse, avaldame mingisuguse osa näiteks 500 euro eest, et siis nagu et siis te lihtsalt teate, et kui nagu krediitkaart läheb täitsa miinusesse ära, et siis me ikkagi murdusime ja ahnus sai meist võitu. Aga noh, see on inimlik, ega lõppkokkuvõttes, ma ei tea, noh, kuna ma olen Inglismaal, siis kõik see inglise kirjandus ka praegu niimoodi, ma tunnen, et ma olen selle mõju väljas, et kohe Tolkien tuleb meelde, et kuidas seal näiteks sõrmuste isandast käis ju tohutu madin selle sõrmuse pärast, kõik olid nii ahned, et isegi kõige heasüdamlikumad, kõige kõrgemate aadetega tegelased murdusid ikkagi selle sõrmuse helki nähes ja mõtleme näiteks Gollumi peale, eks ole, kes ta ei olnud kõige aatelisem võib-olla tegelikult. Ei no jaa, aga ta oli siuke nunnu väike kääbik, on ju, ja keegi poleks arvanud, et tema sees ikka, et tema süda nii mädanema võib minna, aga vaata, kuidas ta moondus lausa
et ta ei olnud isegi enam nunnu kääbik pärast seda, kui ta selle sõrmuse kätte sai, vaid kui ta seal koopas pimeduses, seal rõskes, niiskes, vastikus, külmas koopas elas aastate kaupa ja seal toorest kala sõi, on ju, ja sõrmust silitas, siis ta muutus ikka rõvedaks reaalselt nagu, et ta oli ikka nagu ilge, isegi ilge ja sihuke sinaka nahaga läikiv, sihuke vastik sorakil juustega närakas. Nüüd sa räägid muidugi sellest filmi versioonist, eks ole. Ei, aga ega ta seal romaanis ju nagu kaunim ei olnud. Ei, seda küll, jah, aga noh, ütleme, neid tõlgendusi kollumist on muidugi olnud ka veel animafilmis ja igal pool mujal ka. Võib-olla teist värvi nahaga ja teistsuguste juustega. Ma tegelikult täpselt praegu ei mäletagi, kuidas romaanis teda kirjeldati. Aga see polegi oluline. Mis on oluline, on see, et kui te olete täna meie Patreoni toetaja, ma igaks juhuks hästi suure üllatusena meile mõlemale, kui me tegime Patreoni jälle üle paari aasta lahti, siis me leidsime, et siin on jäänud veel terve hulk toetajaid niimoodi alles lihtsalt, et nad ei ole kogu selle aja jooksul, mis meie ei ole sinna mitte midagi laadinud, nad pole ära kadunud ja kui ma see näitab ka seda, et kui nagu tähelepanematud inimesed on oma rahaga ikkagi, et kui lihtne on neid ära kasutada ja me oleme, vaat see ongi see hirm nagu, mis minul isiklikult on, et kas ma murdun, vaata, et kas ma muutun nagu noh, kas ma muutun kollumiks põhimõtteliselt, sellepärast, et nüüd meil on Patreonis mitmeid inimesi, kes on nagu kuidagi nagu usaldavalt ja lahkelt on ühendanud oma krediitkaardid meie podcasti vooga, eks ole. Ja nüüd paar aastat on olnud vaikust ja siis järsku hakkame niimoodi lüpsma, et lihtsalt nagu, no et silme eest must, noh, et ma tõesti ma natuke kardan iseennast praegu, sest ma tunnen, et vaat see on see, vaata, et with great power comes great responsibility. Ma tunnen seda praegu. Sinu rahustamiseks peaasjalikult ma tegin sinna Patreoni igaks juhuks ühe postituse, et lihtsalt teavitada inimestele, et me hakkame taas sinna lehele osasid üles laadima. Noh, muidugi, kui te praegu meid kuulate ja te ei ole oma meili vaadanud ja te ei tea Patreoni tegevusest midagi, aga te kunagi panite ennast toetajaks ja noh, te praegu kuulate, siis on natukene hilja juba, et selle osa eest ilmselt me oleme juba nii-öelda Patreonist ka raha sisse kasseerinud, aga no siis edaspidi võtke ennast ära või siis, kui te leiate, et ikkagi oleks suurt soov edasi meid toetada ja saada siis ligi ka sellele lisasisule, mida me plaanime teile tootma hakata, siis jääge sinna ja ma ei tea, ma nagu ausalt ei karda seda sinu puhul nii väga, Jim, vaata see 1 kuub, mis meil on kahepeal olnud juba väga-väga pikka aega tegelikult, et noh, ma pole kordagi märganud sinu puhul seda tendentsi, et sa näiteks kõnniksid ringi ja vaataksid mind niimoodi alt kulmu, niimoodi pidevalt oma peas mingisuguseid kurjasid mõtteid mõlgutades, et kuidas see kuub ainult endale võtta, et sa oled ikkagi ilusasti jaganud läbi aastate seda kuube minuga ja tõesti on keeruline kogu aeg sõna kuub öelda igas lauses. No ühesõnaga ma katsun lihtsalt laiendada seda kuue metafoori enda jaoks või seda kuue kujundit enda jaoks kuidagi selliseks, et me kõik oleme selle ühe kuue all, et kõik meie kuulajad jagavad meiega seda kuube ja need, kes on meie patroonid Patreonis, need on põuele eriti lähedal kohe ja ei tahaks ju teha halba inimesele, kes on sul põues. Kuulajad me kuu all. Selles uues olukorras, kus mul on mikrofon, mida ma pole kunagi varem kasutanud, mis sisuliselt alles nüüd tuli karbist välja, kus on mingisugune punane karbike, kus tuluke helendab, mida nimetatakse eelvõimendiks. Olukorras, kus ma kasutan programmi, mida ma pole varem kasutanud, on nii mõndagi uut, millega harjuda ja mille paremaks kasutamiseks mul on vaja tundide viisi vaadata veel YouTube'i tutoriale. Aga üks asi on selge, et siin mu toas kajab, nii et ma tahaks seda ka lihtsalt nagu öelda, et me oleme sellest teadlikud Ivoga ja ma ei tea, mismoodi ma selle asja lahendan, aga ma loodan, et see väga nagu ei häiri, sest et
et varem meil ei ole nii palju mingit sihukest nagu kaja probleemi olnud, aga nüüd lihtsalt on see ruumi iseloom on teistsugune kui varem ja kõik on teistmoodi, aga ühesõnaga, et me ei lase ennast sellest segada ja jätkame uut elu oma suure kuue all. Sul oli vahepeal erinevaid mõtteid, Ivo, et mida kõike me võiksime rääkida ja mul oli ka erinevaid mõtteid, aga erinevalt sinust ma ei pannud mitte midagi kirja, mis on alati see professionaalne asi, mida teha. Aga kui ma vaatan seda sinu nimekirja, siis siin on nagu, kõik on väga huvitav ja naljakas mu jaoks. Ja ma isegi, no jaa, ma juba tunnen, et seal võib saada nalja nagu, no ma ei tea, see on nagu, need su sõnastused on ka väga toredad. Mulle meeldib, kuidas sa räägid ja kirjutad, aga kõige esimene selles nimekirjas on selline teema nagu sünnipäevasoovid. Tahan kirjutada Messengeris, aga siis vaatan, et viimane saadetud sõnum oli juba õnnesoov ja on imelik. Jah. Ja see on nagu nii veider, et ma ei teadnud, et teistel inimestel on ka see probleem. Ja ma arvan, et see on see töö, see on see tänuväärne töö, mida meie sinuga saame ära teha, on see, et me saame tuua päevavalgele need teemad, millega me kõik arvame, et me seisame üksi silmitsi ja me räägime need asjad lihtsalt lahti ja siis me oleme jälle kõik koos. Äkki me suudame siin lahenduse leida, sest see on tõesti, see on nagu päris probleem. See on päris probleem. Ma tihtilugu helistan inimestele, kui nendel on sünnipäev. Ma tahan nendega rääkida, eriti kui on head sõbrad, lähedased sõbrad, ma tahan nendega rääkida ja sünnipäev on nagu jällegi siuke hea põhjus kedagi meeles pidada, sellepärast, et võib-olla pole vahepeal aega olnud või pole kuidagi sattunud kokku või pole ammu rääkinud, et helistad, väga mõnus. Ja siis on nagu hulk sõpru, kes on mulle lähedased ja tähtsad, aga kellega nagu pole ammu üldse kokku puutunud ja võib-olla nad on nagu ajapikuga kaugemaks jäänud ja võib-olla ei oskakski kohe nagu lihtsalt, ma ise ka pigem olen selline introvertne inimene, kui keegi helistab niimoodi täiesti lambist järsku, et tere, palju õnne sünnipäevaks, kuidas sul läheb ja see kõne nagu peaks viima edasi mingisuguse arutelu poole, et siis ma nagu tunnen ennast võib-olla natuke kehvasti, ma ei taha kedagi nagu panna sellisesse nagu imelikku olukorda, siis mõtlen, et ma ei hakka neile nagu Facebooki seina peale ka kirjutama, et pigem nagu kirjutan neile Messengeris, et vaatame, äkki see vestlus viib kuhugi, et saab jälle nagu vahetada mõtteid ja uurida, kuidas neil on läinud ja võib-olla siis saada jutu peale, on lihtsam võib-olla tekstis saada jutu peale kui helistades. Ja ma teen selle akna lahti, et hakata neile kirjutama, et tere, et ilusat sünnipäeva sulle ja kuidas sul täna läinud on ja mis sa teed ja mis toimub. Ja vaatan, et täpselt aasta tagasi, vahel 2 aastat tagasi on seal nagu ees täpselt see sama asi, mida ma just praegu tahtsin hakata kirjutama, see sünnipäeva soov, vastu tuleb aitäh, võib-olla siuke paar viisakat sellist nii-öelda, kuidas lähebit ja sinna see vestlus jäi ja pärast seda sünnipäeva soovi pole kordagi räägitud ja ausalt öeldes ma ei taha, et minu vestlused inimestega, kes tegelikult on hästi toredad ja lahedad inimesed, oleks nagu selline, et see ajalugu oleks selline kivisse raiutud või siis ütleme bittidesse toksitud selline nagu arhiiv sünnipäeva soovidest edasi ja tagasi. Ma ei taha, et see juhtub ja siis mul jääb see asi tegemata tegelikult, mille pärast kogu see asi algas, et mul jääb neile õnne soovimata, sest ma ei oska siin enam edasi minna. Et ma ühe inimese puhul päris nagu mõtlesin, et ma kirjutan siis Skype'i. Et Messengeris oli see juba nagu kirjas, et siis ma nagu see aasta kirjutan Skype'i, tead Jim, seal oli ka viimane sõnum oli sünnipäeva soov. Ja see oli veel nagu ammusem või? Jah, veel vanem. Ja ma ei tea, oskad sa mind aidata? Kas keegi oskab mind aidata või ma ei tea? Vaata, ma arvan, et see imelik tunne tekib sellest, et me oleme juba nii ära harjunud interneti suhtluse tempoga ja kuidagi siukse nagu
tihedusega ja kui minna ajas ikkagi tagasi oma mõttes, siis kunagi oli ju aeg, kus inimesed näiteks saatsid sünnipäeva postkaarte, kui te suudate sellist asja ette kujutada. Aga inimesed tegid selliseid asju, et nad ostsid mingi ilusa postkaardi ja siis kirjutasid sinna taha 2-3 ilusat lauset ja kleepisid postmargi peale ja panid postkasti ja siis postiljon viis selle õnnitluse inimesele koju kuskile. Ja siis see ei olnud üldse kummaline, et see sünnipäeva laps läks postkasti juurde ja vaatas, et jälle ta saadab mulle postkaardi ja ta ei ole vahepeal ühtegi teist postkaarti mulle saatnud, nagu, et kas see ongi see sõprus, mis meil on või? kas nii lähedased me olemegi siis, et ainult korra aastas saadab mulle postkaardi. Aga postkaardi saatmine, see on selline nagu eraldi äge žest ikkagi, sest et see tähendab seda, et inimene on ikkagi spetsiaalselt läinud kuskile, kust saab postkaarte. Ta valis välja kõige sobivama, kõige ilusama ilmselt. Ta läks koju, võttis mingisuguse kirjapulga ja siis kirjutas sinna oma käega, oma käekirjaga kirjutas sinna mingisuguse õnnitluse. Ühesõnaga, et sinna sisse oli pandud juba nii palju sellist, kuidas öelda, nagu sellist sihilikku, nagu, ma ei tea, heasoovlikkust või ei, see kõlab kummaliselt. No ühesõnaga, et on selge, et kulus aega ja natuke vaeva, et see liigutus teha. Aga see tuli ikkagi, et see pidi olema ilmselt inimesele piisavalt oluline, et kõik see vaev nagu enda peale võtta ja see õnnitlus ikkagi teele saata. Samas kui tänapäeval kuskil Messengeris või ma ei tea, Instagram chatis suheldes käib see kõik nii lihtsalt, siis ühtlasi selle õnnitluse kaal on nagu väiksem, sest et ühtlasi kõik inimesed, kes osalevad sotsiaalmeedias, ikkagi ju teavad, et kui see süsteem seal viskab ette teate, et nüüd on sellel ja sellel inimesel, neil on sünnipäevad, nüüd tuleb neid õnnitleda, kas sa tahad koostada talle mingi kaardi virtuaalselt või sa tahad, ma ei tea, jätta talle seina peale mingi sõnumi, et siis tõenäoliselt sina ei ole ainus inimene, kes sel päeval siis haarab võimalusest ja soovib õnne. Ja siis see kõik muutubki kuidagi nii kuidagi automatiseerituks justkui, et seal tegelikult puudub see üllatusmoment, mis oli olemas siis, kui inimesed läksid postkasti juurde ja seal ootas neid mingisugune füüsiline postkaart, mis oli tulnud kuskilt teisest linnast näiteks, mille mingi postiljon oli, ma ei tea, jalgrattaga või ma ei tea, hobusega ja kaarikuga nagu toonud kohale. Et mitte, et ma igatseksin seda aega, mitte, et ma igatseks keskaega, kuigi ma Orkutis kuulusin gruppi nimega Igatsen keskaega ja olin selle grupi üks aktiivsemaid liikeid, võiks öelda isegi, et üks asutajaliikmeid. Siis ikkagi nagu see ei kehti nagu iga päev minu puhul. Põhimõtteliselt tahtsid lihtsalt siis tagasi ülimadala hügieeniga ja katkudega ja pidevate sõdadega ühiskonda, ma sain aru. No okei, tähendab nagu intrigeerivuse mõttes ütleme nii, et jah, see on vist põnevam vastus. Okei, aga lõpuks sünnipäeva soovide puhul me hindame vaeva, mida inimene näeb meie pärast. No jaa, et ikkagi tore on see, kui inimesel, kui mul on sünnipäev, siis ma tahan, et teistel oleks palju vaeva. See on nagu minu lähenemine asjale ja minu suhtumine. Ja kui ma näen, et kellelgi pole üldse mingit vaeva, aga minul on sünnipäev, siis ma lihtsalt hakkan mõtlema välja, et kuidas teistmoodi inimestele probleeme juurde tekitada. Aga sa küsisid nõu, et kuidas ma sind aidata saan. Siis võib-olla see nõuanne ongi see, et tee lihtsalt raskemaks. See on see, et ühesõnaga tee endale raskemaks see õnne soovimine. Näiteks vaata, sa võid ju selle Facebooki Messengeri sõnumi saata, olgugi, et eelmine sõnum, mille sa saatsid, oli ka sünnipäeva õnnitlus.
et sa võid selle sõnumi saata, aga tee seda nagu teistmoodi, näiteks ära kirjuta talle nagu sõnumina seda õnnitlust, vaid tee näiteks õnnitlusvideo. Ja seal videos näiteks võid teha midagi hästi rasket samal ajal, kui sa õnnitled, saad aru? Et sa võid video saata näiteks nagu jõusaalist, kus sa nagu tõstad hantleid, mis kindlasti kohe nagu ei ole sulle mõeldud, saad aru? Ja võib-olla seal videos me isegi näeme, et sa vigastad ennast natukene, aga sa teed seda selle sünnipäeva lapse nimel. Ja sa näed tegelikult rohkem vaeva, kui nägid need inimesed seal keskajal, kes postkaarte saatsid ronkadega. Või siis sa võid nagu, mida iganes, teha midagi eluohtlikku, ma ei tea, ronida näiteks ilma kaitsevarustuseta näiteks mööda mingit müüri nagu kuskile väga kõrgele vanalinnas, Pika Hermanni otsa näiteks nagu paljaste kätega ja lihtsalt nagu tennistega nagu. Ja samal ajal hõikad õnnesoove. Mul on tunne, et see ei lahenda seda nagu baasprobleemi antud olukorras, sellepärast, et ja nüüd ma hakkan kõlama kuidagi natukene nagu halvasti või halva inimesena võib-olla, aga vaatame, kuhu me sellega välja jõuame. Võib-olla me lihtsalt leiamegi, et ma olen halb inimene ja mul võib-olla ei olegi vaja õnne soovida üldse teistele, sest seda ei hinnata või mina ei hinda inimesi. Aga vaata, mida ma selle vaeva all mõtlesin, pole niivõrd see, et kuidas ennast jõusaalis vigastada või kuidas mööda kaljuseina üles ronida, vaid pigem seda, et me mõtleme, et kui sa saadad Facebooki, sa kirjutad kellegi seinale. Palju õnne, et see võtab nagu minimaalset pingutust ja sa saad selle sõnumi ära saata ja tore selline, fine. Kui sa nüüd siis näiteks kirjutad Messengeri ja hakkad nagu vestlust alustad inimesega, siis see on ikkagi juba natukene suurem nii-öelda pingutus või ajaline panus sellesse, helistamine veel rohkem, eks ole, sa oled leidnud aja päevas, helistada, rääkida, postkaardi saatmine, eks ole, sa oled võtnud aja, et käia poes, osta kaart, mark, valida kõik õiged sõnumid peale kirjutada, ära saata, et sa nagu teed rohkem, eks ole, ja tavaliselt nagu mööda seda hierarhiat üles liikudes see peaks nagu umbes siis nii olema, et mida lähedasem sõber või mida parem sõber, seda rohkem sa kaldud sinna poole, et sa nagu panustad sellesse sünnipäevasoovi rohkem ja mida nagu juhuslikum tuttav, et siis see läheb kuni selleni välja, et mõne inimese puhul võib-olla sa ei soovigi talle palju õnne sünnipäevaks, sest teie mõlema jaoks on see kuidagi tähtsusetu, sest te olete lihtsalt mingid juhututtavad, olete korra peol rääkinud, eks ole. Hüüumärk, mis on nagu vist kõige jubedam asi üldse. Mis asi? Põss. Sulle pole soovitud põssi või? Ei ole. See on see, kui inimesel on nii kiire ja tal on nii savi, et ta isegi ei suuda kirjutada palju õnne sünnipäevaks nagu sõnadega välja, paneb lihtsalt P-Ö-S ja võib-olla seal on hüüumärk ka, kui ta nagu teeb seda reipalt. Nojah, vaata, et siis alates nagu põssist kuni siis selleni välja, et sa, ma ei tea, kingid oma sõbrale üksiku saare kuskil Kariibi merel. Ütleme, et see on see nagu see on see skaala. See on see skaala. Mille peal me igapäevaselt, eks ole, oma sotsiaalses maailmas toimime. Ja ma mäletan päris alguses, võib-olla esimesed aastad Facebookis oli suhteliselt tavaline see seintele kirjutamine, et see oli nagu, esiteks pigem olid sul Facebookis mingi väike grupp inimesi, kellega sa võib-olla olidki kas lähedasem või te kõik olite sellised natuke rohkem arvuti inimesed ja see oli selline uus ja põnev viis, kuidas kellegi õnne soovida sinna seinale kirjutamine. Aga ajapikku see kuidagi muutus nii tähtsusetuks või ikka vahel on nagu tore kellegile seinale midagi kirjutada, aga kuna see võtab nii vähe vaeva ja kõik need sõnumid on enam-vähem ühesugused, et siis sa kuidagi nagu ei eristu sellega, sest sa oled lihtsalt üks hunnik sinu nagu sellest sõbralistist, kes siis sinna nagu midagi kirjutas, et ta nagu kuidagi ta ei tee seda, mida üks sünnipäeva soov peaks tegema, mis on see, et sa nagu kuidagi lähened inimesele ja tõesti nagu siiralt kannad edasi seda, et sul on hea meel, et ta on sündinud ja ikka veel elab. Et sul on nagu hea meel, et see inimene on olemas ja me tähistame täna seda fakti. Et see nagu seinale kirjutamine väga, vähemalt minu jaoks kindlasti on neid, kes lihtsalt nagu isiklikult juba tunnevad seda asja teistmoodi, aga minu jaoks nagu seda mõtet edasi ei kanna. Ja siis on, eks ole, see nagu
kirjutamine, mis on ka okei, sest noh, nagu ma alguses kirjeldasin, et kui ma kirjutan kellegagi seda vestlust, siis ma tunnen ennast natukene mugavamalt tihtilugu kui helistades. Ja nüüd minu probleem ongi see, et mida teha nende inimestega, kellele ma ei tunne ennast piisavalt mugavalt, et neile helistada, sest noh, me ei ole tõesti võib-olla ammu rääkinud ja elud on nii palju muutunud, et ei teagi, kas jutu peale saab ja kirjutada ka ei saa sellepärast, et noh, me just seda tegime, aga võib-olla siis ongi juhtunud see, et meie elud ongi nii kaugel üksteisest läinud, et meil polegi enam midagi rääkida, sest viimane kord, kui üritasime, ei tulnudki sellest midagi välja. See on, ütleks, kuidagi kurvaks see olemine. Jaa, aga see on ju harilik selles mõttes, et see on see, mida me teeme. Kurvaks minemine. See on see, mida me kõige paremini oskame. Ma ei tea, et siis kuidas sind siis ikkagi aidata? Võib-olla mind ei saa aidata. Ei. Me võime nagu masendada inimesi, aga me ei taha, et kõlama jääks nagu täielik nagu lootusetuse noot. Lootusetuse noot. Et kas või pseudolahendused, aga mitte lootusetus. Postkaart on tegelikult äge mõte. Ma just sellepärast ma avastasin, et mul on laua peal postkaart, kuhu on peale joonistatud. Ma sulle saan näidata, vaata, kuulajatele ei saa, sellepärast, et nad on kuulajad, eks ole, mitte vaatajad. Muidugi ma saan sulle näidata, aga kui sa ei vaata ekraani poole üldse sellel ajal, kui ma räägin, siis ei ole sest mingit kasu. Ma korraks vaatasin, et see on Liidia Koidula, aga see on tegelikult kes see on? George Friedrich Händel. Händel. Ja siia on peale kirjutatud too hot to Händel. Selline kavalkaart on mulle leitud sünnipäevaks ja ma ütlen, et ausalt tegelikult kaarte saada on ääretult tore ju selles suhtes. Ma vaidleks vastu. Okei. Võib-olla siis pigem mitte. Tead mis? Aga see ongi see imelik nagu asi, et minu meelest ja ma nüüd räägin endale vastu isegi. Aga see on ka okei. Aitäh. See on nii aktsepteeriv. Ühesõnaga, et varem, kui ma enne ütlesin, et oli aeg, kus interneti polnud ja tuli ise kirja panna endale kuskile märkmikusse, millal kellelgi sünnipäev oli ja siis tuli minna ja hankida postkaarte ja leida üles ronk, kes tundis aadressi ja nii edasi, on ju. Ja kogu selle protsessi vältel tuli kuidagi püüda mitte ära surra katku kätte näiteks, on ju. Et siis ühesõnaga, et see oli nagu omamoodi süke aeg, eks ole. Ja see, kus me praegu oleme, kus siis inimesed kirjutavad põss sulle seinale ja siis sellega on justkui nagu tohutu südamest tulev soov nagu edasi antud. Et see on ka omamoodi aeg, aga samas, kui sa ütled, et tähendab see postkaart, mida sa mulle praegu näitasid, on ju, see on väga lahe postkaart, minu arust see on ka hea nali, on ju. Ma arvan, et kui sa saadaksid mulle selle postkaardi, siis ma oleksin nagu, tegelikult see rõõmustaks mind. Oleksid korraks amused on see sõna vist. Ja. Aga postkaartidega on see asi imelik, et ma ei tea kunagi, mida nendega edasi teha. See on muidugi õige. Ja esimene nagu loomulik asi, mida teha, on panna postkaart magnetiga külmiku külge. Aga siis vaata, vahetevahel inimesed näiteks mitte ei sõida, vaid saadavad postkaardi, näiteks saadavad jõulude puhul postkaardi, on ju. Ja siis seal on mingid jõulumotiivid peal ja nii edasi. Et ma ei saa seda postkaarti hoida nagu väga kaua seal külmiku peal, eks ole, sest et jõulud saavad läbi. Ja siis, mida ma teen, et mul on alati see nagu, et kui keegi on juba selle žesti teinud, et ta on võib-olla isegi ise kujundanud selle postkaardi või on saatnud oma perepildi näiteks või midagi, on ju, siis ma ei viska ju ahju seda postkaarti. Ma ei põleta seda ära koos oma, ma ei tea, ajalehtedega ja nii edasi. Ma ei taha seda ka prügikasti visata. Ühesõnaga, et kuidagi tundub kuidagi imelik see kaart hävitada, sest et see on just kui see on kuidagi nagu, see on natuke nagu kingitus juba, on ju, mille keegi on sulle saatnud.
erinevalt tavalisest siuksest kirjast, mis on nagu kuidagi omaette asi, aga postkaart kui selline, et ta on ka selline nagu tal on nagu esemelikumad siuksed omadused, kui ütleme käsitsi kirjutatud kirjal näiteks. ehk siis, et see on justkui mingi asi, mida sa peaksid hoidma kuskil nagu nähtavas kohas, sest et ilmselt see pilt seal postkaardi peal on hoolega valitud ja see on mõeldud selleks, et sa seda nagu mitu korda vaataksid ja võib-olla näitaksid ka oma, ma ei tea, külalistele näiteks, on ju. Et siis kui kaua see asi peab kestma ühesõnaga, et kui sina saadad mulle selle too hot ja ma ei tea, kas sa ostsidki selle kaardi äkki mulle või? Ei, see kingiti mulle, siia teisele poole on kirjutatud kallis Ivo, kõige paremat sünnipäeva. Soovivad Tairi Maria 2019 Brüssel. Tead, ma arvan, mulle kõige rohkem meeldiks see, kui postkaardid oleksid natuke nagu taara, et sa mingil hetkel võid võtta oma kingakarbide ja postkaarte ja siis viia need mingisugusesse kogumispunkti, on ju. Ja siis seal nagu saab keegi teine selle, ühesõnaga see nagu, ma ei tea, kuidagi nagu tõmmatakse see vana õnnitlus maha ja siis keegi teine saab selle, või siis ma ei tea, või on üldse mingisugune ringlus. Sa põhimõtteliselt kirjeldad praegu nagu jäätmekäitlust, selleks on meil eraldi paberiprügi, kogutakse kokku ja nendest toodetakse uuesti materjali. Ja ei, sul on õigus, ma tegelikult jooksin natuke rappa nagu selle mõtte uiduga, aga mida ma püüdsin ette kujutada, oli midagi sellist, et postkaart võiks olla selline asi, mis käib nagu käest kätte. Okay. Et sa ei ole sunnitud seda alles hoidma, aga ühtlasi sa ei pea seda ka hävitama, vaid keegi teine saab sellest rõõmu tunda. Aga kuidagi nii, et see ei oleks imelik. Võtad postkaardi, kirjutad taha põss hüüumärgiga ja siis sa võid selle ükskõik kellele anda. Ja jah, et ringelda. Jah, et põss ja nime ei pane. Ja siis ja ringlus käib aastaringselt, nii et tegelikult nagu, et sa võid iga päev saada nagu põsse endale nagu postkasti, on ju. Ja siis kui sa tahad, siis sa, ma ei tea, lappad need läbi, kui ei taha, siis lükkad nagu otse järgmisesse postkasti. Aga põhimõtteliselt võib-olla sul on mingi süke päev, kus lihtsalt tahaks näha, et mis mulle on tulnud. Ja siis võib-olla seal on väga toredaid postkaarte, seal on fotosid mingitest peredest, keda sa pole kunagi varem kohanud ja võib-olla mingeid huvitavaid disainivalikuid, mida võib-olla, millega varem pole tutvunud. Ja võib-olla mingi kaart on juba 10 aastat, eks ole, ringelnud ja järsku on seal, sa näed seal, eks ole, mingit sellist kultuurilist pilti, mis enam ei ole üldse relevantne, aga on ikka äge vaadata. Näiteks mingisugune selline püsti tehtud, kuidas neid soenguid nimetatakse, tead, olid siis kui... Kukehari. Mitte kukehari, aga vaata, kui oli see pop-punki laine, igasugused Offspringid ja Sum 41 ja Blink 182 ja kõik osadel olid sellised hästi nagu siuksed ogalised nagu soengud, otsad olid veel valgeks värvitud ja siis oli see Soul Patch habe oli, et sa näed seal näiteks selliseid noori inimesi, siis mõtled, vau, et see kaart on kaua ringelnud. Mulle ühtlasi meeldib näiteks see, kui raamatud ringlevad, minu arust see on kuidagi, midagi on seal väga lahedat. Ja see on jälle näiteks asi, mida ei saa, see on siuke nagu vanasti oli hoopis teistmoodi, aga lihtsalt, et ma ei taha nagu seda juttu rääkida, aga põhimõtteliselt see on miski, mida näiteks e-raamatuga ei ole võimalik tunda, on ju. Ma tean, et seda on nii palju räägitud ka, aga ma räägin ikkagi, et see on nagu tore asi minu meelest, kui sa leiad mingi raamatu, vahepeal ma sattusin mingisugusesse mingi raamaturinglusega, ma olin vahepeal seotud, ma ei mäleta miks, aga et oli näiteks, said raamatu kätte ja siis seal olid nagu erinevad lugejad olid siis nagu kirjutanud oma nime ja oma asukoha, olid kirjutanud sinna raamatusse sisse ja siis said vaadata, kuidas see raamat oli tulnud nagu põhimõtteliselt, oli tulnud kuskilt teiselt poolt maakera ja oli läbinud erinevaid riike ja oli käinud läbi erinevatest kätepaaridest, kuni lõpuks jõudis see minuni ja siis ma sain lugeda seda raamatut, kirjutada oma nime ja asukoha sinna sisse ja siis sain saata selle raamatu edasi, et see on nagu, selles on nagu midagi lahedat ja võib-olla midagi sellist on see, mida ma silmas pidasin selle postkaardi ringluse puhul ka, et raamatutega on ka natuke niimoodi, et
on väga vähe tegelikult raamatuid, mida nagu väga tahaks jätta alles või mille puhul on oluline nagu, et see raamat veel nagu kuidagi püsiks siin minu eluruumis või kuidagi, et sageli on ikkagi nii, et kui raamat on läbi loetud, siis mul tegelikult väga hea meel, on väga hea meel kinkida raamatuid edasi ja kuidagi ühesõnaga anda neile veel nagu võimalus ühesõnaga, sest et ma arvan, et raamatud tegelikult ju on mõeldud lugemiseks, mitte nagu riiulis hoidmiseks ja kui nad seal riiulis lihtsalt niisama on, ilma et keegi neile ligi pääseks, siis see on ju raiskamine. Et midagi sellist ühesõnaga, aga ma ei suuda seda mõtet lõpuni mõelda, sest et ma ei leia nagu seda ideaalset lahendust postkaardi formaadi jaoks praegu. Ma ütlen ausalt, mulle väga meeldib tegelikult see postkaardi ringluse mõte. See, kuidas nagu päriselt toimima saada, vajab veel natukene läbimõtlemist, sest ma kujutaks seda ette näiteks, et sul on nagu ikka elus tekivad, eks ole, erinevad sõprade ringkonnad. Ja see oleks päris äge, kui see oleks nagu igas sõpruse ringkonnas keerleb nagu üks kaart. Et oletame, et mina ja sina, eks ole, oleme üks sõpruse ringkond ja siis, kui minul on sünnipäev, siis sina tood selle kaardi mulle ja jällegi, kui sinul on sünnipäev, siis ma toon selle kaardi sulle, et meil on nagu mingi siuke üks ese, mis keerleb, võib-olla kui neid sõpru on 10, eks ole, siis iga kord, kui kellelgi on sünnipäev, siis on selle kohustus, kellel viimati oli sünnipäev, see kaart siis nagu edasi anda. Ja see on tegelikult päris lahe mõte. Ma ei tea, kas see lahendab minu esialgset probleemi, aga kindlasti lahendab see mingisuguse probleemi maailmas. Või võib-olla tekitab juurde, ma ei tea, aga igatahes see on lahe mõte ja siis sa saadki nagu selle sõprusringkonna võib-olla siis seda tugevust või ajalugu hinnata läbi selle, kui kaua see kaart on ringelnud, sest samamoodi nagu see raamat, mida sa kirjeldasid või nagu ma mäletan kooliraamatuga, kuidas oli iga siuke süsteem, et iga kord, kui keegi selle kaardi sai, siis võiks sinna nagu sisse kirjutada, et kes selle sai ja mis kuupäeval. Jube hea oleks siis niimoodi kogu aeg nagu silma peal hoida ka oma sõprade sünnipäevade kuupäevadel selle järgi. Et vaata, sõprusringkonnad on ka ju dünaamilised, eks ole, keegi tuleb, keegi lahkub, siis see kaart elab nagu sellist huvitavat elu. Ma arvan, et me panime aluse praegu täiesti uuele asjale. See võib olla ühe uue liikumise algus tõepoolest. Aga ma tahtsin veel rääkida sellest e-raamatutest ja jagamistest. Minu meelest selle probleemi lahendas ära Microsoft üllataval kombel, sest ega me ju ei tea väga palju asju, mis on just olnud sellised probleemid, mida Microsoft on lahendanud. Ma ei suuda praegu leida, mis aastal see oli, aga see oli 15 aastat tagasi juba, kui see probleem lahendati. Kas sa mäletad kunagi Microsoft tõi välja sellise MP3 mängija nagu Zune? Ei. See oli nende konkurent iPodile. Vist ei läinud väga hästi. No mitte nii hästi kui iPodiga. Nad müüsid vist mingi 3,5 miljonit Zune'i, aga see oli umbes nagu keskmise iPodi 1 kuu müügi tulemus või midagi siukest. Aga Zune oli siuke, ta nägi siuke väga huvitav seade välja. Ta oli natukene isegi sarnane nende samade iPodidega, aga võib-olla ma ei tea, otsige seda pilti, ma ei oska teile seda kirjeldada. Aga nendel oli selline eriline funktsioon nagu squirtimine, et sa said squirtida oma Zune'iga kellelegi teisele muusikat. Ehk siis sinul oli näiteks aastal, ma ei tea, mis oli aastal 2006 nagu kõige kuulsam bänd. Ma pean kohe guugeldama. Top band 2006, vaatame, kes oli. Fall Out Boy näiteks. Jah, sul oli näiteks Fall Out Boy lugu oli ja sa tahtsid seda sõbraga jagada ja siis sa said selle squirtida oma Zune'ilt, tema Zune'ile. Nii et see on põhimõtteliselt see, mida sina kirjeldasid raamatuga. Okei. Ühesõnaga, et sisuliselt said tegeleda piraatlusega tegelikult. Ei, see oli kõik nagu lubatud ja kuidagi mingisuguse DRM-i või sellise kuidas seda siis kutsutakse, digitaalse õiguste kaitsesüsteemiga nagu turvatud süsteem. Et sa said seda siis, seal oli mingi hulk seadmeid, mitmel seadmel seda lugu tohtis kuulata. Ma ei mäleta, ausalt, see süsteem ei jõudnud väga kaugele, kui väga ausad olema.
ja ma tegelikult ei näe, kuidas see oleks etem kui lihtsalt mõne voogedastusteenuse kasutamine, kus samamoodi lihtsalt mingisugune serveri farm squirtib nagu meile kõigile üle maailma neid ühtesid ja samu albumeid. Sa tahad ju raamatut jagada, vaata. Sa saad seda nüüd oma Kindliga näiteks teha, mõtle, kui lahe see oleks. Sa loed raamatu läbi ja siis squirtid selle oma sõbrale. Ühesõnaga, kuidas squirt nagu, et pritsid või sirtsutad mulle. See on nagu... nii lõbus sõna, mida kasutada. Kui sa ütled squirt, siis nagu ma ei saa midagi sinna parata, et see on natuke ka siuke nagu ropp sõna minu jaoks nagu. Et ma olen näinud mõningatel veebisaitidel on videotel siuksed pealkirjad. Oled seda sõna täheldanud varem? She squirts, et siis see nagu... Need ongi tegelikult kõik selle suuni reklaamvideod. Need on selle suuni reklaamvideod, ma ei suutnud seda isegi siirega näoga öelda. Et õudne. Aga ühesõnaga, et aga samas, millest ma puudust tundsin nende e-raamatutest rääkimise puhul oligi ju see, et sa näed, et see on nagu olnud kellegi käes. Et keegi on kuskil Lissabonis näiteks lugenud seda raamatut või keegi on kuskil, kus iganes, Puerto Ricos lapanud neid samu lehekülgi, et kui keegi mulle squirtib selle e-raamatu, siis sellega ei tule kaasa neid kulumisjälgi, mis on kaasas raamatul, mis on olnud kellelgi kuskil seljakotis, kui ta matkab, kellelgi teisel kuskil, ma ei tea, portfellis, kui ta sõidab metroos, kellelgi kolmandal, kui ta, saate isegi aru, et see kõik kuidagi annab lõpuks sellele raamatule mingit iseloomu juurde ja seda iseloomu ei ole võimalik lisada digitaalsele failile. Mitte, et mulle e-raamatud ei meeldiks, ma ei räägi üldse seda, lihtsalt nagu need on need võlud, mida ei ole võimalik digitaliseerida ja õnneks meil on valikuvabadus, nii et ei olegi midagi hullu, aga just saying. Just saying. Ma vahepeal langesin nostalgiasse. Nii. Juba meie eelmine saatelõik oli ilmekas näide sellest, et ma tegelikult elan minevikus, kuigi ma üritan väita, et ma olen väga progressiivne ja pilguga, tulevikku suunatud pilguga inimene, aga see on tegelikult lihtsalt fassaad, et ma olen ikkagi nostalgik ja ilmselge märk sellest on näiteks see, et kõik see aeg, kui Amazon Prime on olnud olemas, pole mul olnud nagu ühtegi põhjust just kuidagi uurida, et mis see siis üldse on ja mida sealt vaadata saab ja nii edasi, sest et ma olen juba rahul sellega, mida ma Netflixis saan. Aga ühel päeval siin ikkagi sattusin vaatama, et mida nad seal siis ikkagi pakuvad ja siis seal oli rubriik, et kas see pealkiri oli, et how nostalgic is that või mingi siuke pealkiri oli sellel rubriigil ja seal siis olid järjest reas sellised seriaalid nagu Dawson's Creek, nagu Roswell, nagu Buffy the Vampire Slayer ja kui ma olin need 3 pealkirja juba ära näinud, siis ma lihtsalt nagu täiesti kõhklemata liitusin Amazon Prime'iga ja hakkasin Dawson's Creeki otsast vaatama. Ja see on nii kuidagi soe ja samas kummaline ja häiriv kogemus. Mitmel erineval põhjusel, ühesõnaga, aga lahe on see, et ongi nagu tunda, et nüüd on tegu täiesti mingisuguse teistsuguse ajastuga juba. Ehk siis, et see ajastu, kus me praegu oleme nagu, ma ei tea, sükse nagu üldise mainstream stiili poolest, et millised sarjad välja näevad ja milliseid lugusid jutustatakse. Ja ka selle poolest, et mis aeg oli see, mida seal kujutatakse, sest et see ongi veel, Dawson's Creek konkreetselt on veel siuke nagu mobiiltelefonide aeg, eelne aeg, aga see on nagu selline aeg, kus nagu umbes aasta hiljem nagu tulid mobiiltelefonid nagu muutusid laiatarbekaubaks põhimõtteliselt ja see on ka interneti eelne aeg, seal oli näiteks esimeses hooajas selline probleem, et üks tegelane hakkas sünnitama
ja siis oli ruttu vaja kuidagi märku anda sellest lapse isale, aga seda ei olnud võimalik teha, sest et kellelgi ei olnud mobiiltelefoni ja siis tuli lihtsalt oodata, kuni ta jõudis kuskile teise linna tööle nagu, kuhu ta lubas minna nagu sel päeval ja siis nagu, et siis seal mingisuguse keegi saab ta mingit lauatelefonilt kätte umbes, ühesõnaga, et mingid siuksed nagu naljakad sellised vanaaegsed probleemid on selles seriaalis, mida ma mäletan, et ma ei vaadanud üldse nii ammu, sest et ma tõesti ei tunne, et see aeg, kus ma ise olin 15-aastane, oleks olnud nagu nii meeletult ammu. Aga see sari ikkagi on ammune, see on nagu, see on tõesti ammune sari nüüd juba ja see on nii veider kogemus on kuidagi külastada seda varateisme iga nüüd uuesti, olles ise 35. Et see ongi jah, 20 aastat ju tegelikult, mis meid lahutab sellest rohkem kui pool elu. Jah. Ma vaatasin, ma ei leidnud küll täpselt seda listi üles, mida sina ütlesid, aga ka mina liitusin Amazon Prime'iga täiesti kogemata. See on parim liitumisviis. Ma tahtsin lihtsalt tellida midagi Amazonist omale koju ja vähemasti siin Belgias nad suruvad seda oma Prime Delivery't nii kõvasti peale, et ma ei saanud arugi, et ma vajutasin valele nupule. Vaata, see oli kuidagi niimoodi, et ma vajutasin seal et see krediitkaart ja see aadress ja next ja siis, kui tuli nagu hetk, et vali, kuidas sa tahad seda saata omale koju, viskas ette nagu siukse üle terve ekraani sellise teksti ja pildi või siukse nagu lehekülje, kus siis oli nii-öelda see kollane nupp, see, mis oli see yes, kasuta, eks ole, Prime'i või liigu sellega edasi ja seal kõrval oli hall nupp, mis oli algas sõnadega no, aga see oli sõnastatud niimoodi, et ka see no tegelikult tähendas, et tõesti, ma ei taha praegu küll teile nagu seda raha maksta, aga ma tahaksin liituda selle trial periodiga. Nii et ma kohe nagu automaatselt liikusin hiirega selle halli kasti peale, vajutasin seda ja siis murdosa sekund hiljem märkasin, et see, mida ma olin vajutanud, oli ikkagi see sign up ja tegelikult ma oleksin pidanud kuskil lehekülje all oli siuke pisikese sinise tekstiga oli, et no, I don't want to sign up ja niimoodi minust saigi taaskord Amazon Prime'i liige. Seda on varem juhtunud. Ma selle Prime video kunagi, kui see päris alguses Eestisse tuli, siis ma tegin selleks, et vaadata Top Geari endiste tegijate uut sarja, ma ei tea, miks ma seda sarja niimoodi ütlesin, aga sarja, mis selle nimi oli, The Grand Tour, et siis ma tegin selle liitumisega mingi hetk, ma leidsin, et sealt ei ole väga midagi vaadata sealt Prime videost ja siis ma lõpetasin oma tellimuse ära. Aga nüüd ma võtsin ette, minul on ees list, could this be more nostalgic ja see be on nagu suurelt välja kirjutatud, nagu seda ütleks sarjast Sõbrad Chandler, mis on muidugi samamoodi selline nostalgiasari, mida me kõik vaatame. Ja Dawson's Creek siin tõesti on olemas, siin minul on veel lisaks The Nanny, Monk, Married with Children, mis on tõesti nagu ikka puhas nostalgia ja Fresh Prince of Bel-Air muidugi ka siin näiteks mõned sarjad on uuemad ka, näiteks ma ei tea, kas Dr. House peaks nüüd olema nagu puhas nostalgiasari, aga no jah. See on nagu poolel teel sinna, aga tegelikult ei, miks mitte, ma arvan, et jaa. Ma ei tea. Ja Office'it ma hakkasin ka edasi vaatama, sest et see jäi mul pooleli, ma ei tea, mingi 5 aastat tagasi ja ma ei tea, kas on üldse veel naljakamad sarja kunagi tehtud kui The Office, ma natuke kahtlen selles. Ma ei ole kunagi vaadanud ei inglise ega Ameerika versiooni sarjast The Office. Miks? Ma ei tea. Miks? ei ole ette tulnud. No siis sa oled õnnega koos, sest et minu garantii tuleb praegu sellega kaasa. The Office on nagu kõige lihtinimlikum ja soojem ja absurdsem ja piinlikum ja naljakam sari, mida ma olen oma elu sees näinud. See piinlik osa natukene tekitab mure, sest mulle tegelikult ei meeldi piinlik huumor. Noh, aga seal oli ju kõrval nii palju tasakaalustavaid märksõnu. Okay. Kas see üks tõrvatilk meepotis tõesti nüüd rikkus kogu maiuspala ära? Aga kumb siis, kas Ameerika versioon või Briti versioon või mõlemad ja kummas järjekorras?
see on nüüd üks nendest kummalistest juhtumitest, üks nendest haruldastest juhtumitest, kus nii-öelda originaal ja remake on sama ägedad. Okay. Ja ma ütleks, et selles mõttes on Ameerika Office isegi parem, et seda on lihtsalt palju rohkem. Sellel on rohkem hooaegu ja rohkem osi. Aga ma ei tea, Ricky Gervais ja Stephen Merchant ilmselt ikkagi olid piisavalt südamega kaasas ka Ameerika versiooni väljatöötamisel ja töös hoidmisel, et säilitada seda originaali kvaliteeti. Nii et mõnes mõttes isegi ma arvan, et ei ole vahet kummas järjekorras neid vaadata. Kui sa tahad lihtsalt asju vaadata, ma ei tea, kronoloogilises järjekorras, siis on loomulik vaadata kõigepealt Briti versiooni. Aga ma arvan, et sisuliselt ei ole vahet kummas järjekorras. Lihtsalt hakka vaatama, sest et see on lihtsalt, see on nii armas sari. Ja kui ma ütlen piinlik, siis see ongi see on see piinlikkuse bränd, mida tuntakse ka märksõna all cringe. Ehk siis, et seal lihtsalt toimub nii palju nagu ebamugavust tekitavaid seiku ja mingeid olukordi. Et seda on vahepeal lausa nagu valus vaadata, aga ma ütlen, et see ongi see office'ilikkus nagu, või see on see office'ilik piinlikkus, mida ma ei ole näinud, et ükski teine sari suudaks kuidagi esile kutsuda. Ja see on jälle nagu väga omapärane ja eriline minu meelest. Okay. Peab proovima. Natukene see cringe nagu tekitab muret ikkagi, aga äkki ikka ei ole üldse muret. Aga anna sellele võimalus, sest et ma ütlen, et nagu minu arust seal ikkagi domineerima jääb see, et see sari on lihtsalt nii armas. Ja kui ma ütlen, et see on armas, siis ma pean silmas seda, et tavaliselt on igasugune looming ikkagi liialdus, on ju. Et ükskõik siis, kui sa valid mingisuguse žanri, siis ütleme horror žanr on liialdus selle koha pealt, et kui jubedaks võivad asjad minna või kui hirmus on ikkagi eksistents või kui ohtlikud me üksteisel oleme. Kui me valime, ma ei tea, romantika žanri näiteks või ma ei tea, mingi erootilised romaanid näiteks või midagi, et siis see on liialdus selle koha pealt, et kui sensuaalne saab kõik olla ikkagi ja kui nagu, ma ei tea, kirglik ja vihjetega laetud ja nii edasi. Et elu on tavaliselt ikkagi elu on nagu kõvasti lahjendatud versioon alati loomingust ja lahjendatud nagu mitte selles mõttes, et elu oleks kuidagi nagu kehvem ja leigem kui looming või et looming on parem kui elu või midagi sellist. Lihtsalt nagu loomingus on asjad nagu kuidagi, seal on mingisugune nagu kontsentreeritud on, midagi on nagu kontsentreeritud kujul sulle nagu edasi antud, samas kui elus nagu asjad kulgevad palju pikemate vahede ja suurema nagu varieeruvusega. Et siis Office'is mulle meeldib see, kui tavaline on see kõik, mida seal kujutatakse ja kuna see kõik on lihtsalt nii nagu hüpertavaline, siis see muutub järsku nagu nii eriliselt lihtinimlikuks, see, mida seal kujutatakse. Ehk siis see kontorielu, juba see, missugune see sari välja näeb, millised riided inimestel seljas on, mis värve sa seal sarjas nagu näed põhiliselt nagu nii sisekujunduses kui ka ma ei tea, inimeste riietuses. Mis on see argipäev, mis on need probleemid, millega seal sarjas tegeletakse, et ma ei tea, kellelgi on klammerdaja, ma ei tea, kinni kiilunud näiteks. Aga samas ta nagu unistab ikkagi nagu suurtest asjadest, et see kõik on nii, see selles mõttes nagu mõjub mulle nagu nii tasakaalustavalt, et kõige muuga võrreldes, mida on võimalik vaadata erinevatelt kanalitelt, erinevate teenuste kaudu, voogedastusteenuste kaudu, et on The Office nagu kuidagi siuke neutraliseeriv selline tablett nagu selles muidu sellises nagu ülitulises pulbitsevas sellises nagu, ma ei tea, kirgede katlas nagu, et ühest küljest ühelt poolt hüppavad sulle mingid
marutaudi põdevad vampiirid kaela, teiselt poolt tulevad nagu laseritega võitlevad mingid kosmosesõdalased, siis kuskilt tulevad mingid maffia perekonnad, kes nagu lintšivad üksteist ja noh, ühesõnaga, et see kõik on nagu nii üle võimendatud, et selle kõige juures vaadata The Office'it on hästi maa peale tagasi toov kogemus. Ja hästi naljakas ja südamlik seejuures, nii et see on minu kiidukõne lõpp. Ma väga loodan, et sa annad Office'ile võimaluse. No, ma tõesti peaks proovima. Ma arvan, et minu jaoks on olnud alati need neutraliseerivad sarjad või need sarjad, mida võib nagu taustaks mängima panna. Ja see ei ole võib-olla kõige suurem kiitus, aga need on olnud võib-olla kõige sellisemad läbivamad sarjad minu täiskasvanud elu jooksul on olnud Sõbrad ja That 70's Show või Kuumad 70-ndad, sest ma ei tea, ma olen neid vist mõlemaid nii palju näinud ja nad on nii sellised neutraalsed, nad ei ole nagu kuidagi väga torkivad. Nad on, omajagu naljakad, kui sa neid vaatad selle asemel, et nad lihtsalt taustaks mängima käivad ja nad olid kindlasti naljakamad nagu omal ajastul, kui neid loodi, kui nad välja tulid. Aga nad on olnud sellised nii-öelda nagu sa kirjeldasidki, sellised neutraliseerivad sarjad, et nad ei tekita enam vist väga mingeid emotsioone minus nii halvas kui heas, et nad võivad lihtsalt olla kuidagi taustal ja ausalt öeldes ma võin isegi selle sarja nagu mängima panna ja tööd teha, et lihtsalt kuidagi ruumi mingisugust heli tuua, sellepärast et vaevalt, et see tõmbaks nii palju minu tähelepanu, et see näiteks segaks mul töö tegemist või nii. Aga ma saan aru, et The Office on võib-olla nagu teistmoodi neutraalne just ka selles osas, et siis mitte ta nagu oma iseloomult ei ole neutraalne, vaid ta on nagu oma sisult või kuidagi, et ta on nii elulähedane. Oma tegumoelt ja see on lihtsalt nii lihtne, mida seal näidatakse, et korduvalt tekib siuke nagu üllatustunne, et selline sari on tehtud, see on siis see draama seal. Kuni selleni välja, et sari, mille pealkiri on The Office, ei mõju lihtsalt mitte kuidagi kutsuvalt. Ja kui vaadata ka nende sarjade, nende hooaegade kaanepilte näiteks, et siis nagu, mis põhjusel peaks keegi üldse kunagi vajutama nagu nendele kaanepiltidele, tekib küsimus. Ehk siis ühesõnaga, aga see ongi see trikk kogu selle asja juures. Siin Brüsselis on üks kohvik nimega The Office, mis samamoodi võib-olla, kui sa mõtled selle peale, et ma olen päev otsa istunud oma kontoris ja tahaks minna kuhugi toredasse kohta, ei kõla nagu võib-olla nime järgi selline hästi kutsuv koht, aga see on üks mu lemmik kohvikuid Brüsselis. Kuigi tõesti väga tihti saan ma seal kokku erinevate kolleegidega, nii et selles suhtes ta täidab ka tõesti töökoha eesmärki. Aga kas seal on ka sisekujundus kuidagi kontorilik? Ei, ta näeb välja nagu selline avar, natukene skandinaavialik siuke puit ja hästi palju valgust ja heledaid toone, ma ei tea, ei näe välja nagu kontor. Lihtsalt nimi on The Office. Rääkides sellistest jaa, ei, väga otsene seos. Saan aru, miks sa rääkisid sellest. Rääkides temaatilistest lokaalidest, siis eile ma kuulsin sellisest Ameerika burgeri restoranist, mille nimi oli midagi sellist nagu südamerabanduse burger või midagi sellist, on ju, Heart Attack Burgers või midagi sellist ja seal kehtib dress code, et kui sa lähed sinna, siis sa pead panema nagu kitli selga, et sa näed välja nagu meditsiinitöötaja. Ja selle restorani burgerid siis on uhkusega tehtud kohe sihilikult sellised, et need nagu oleks võimalikult rasvased, võimalikult tervist kahjustavad ühesõnaga. Et sa võimalikult ruttu nagu neid eineid seal süües ikkagi ummistaksid ära oma veresooned ja saaksid siis seal koha peal insuldi näiteks või siis mõne kuu pärast, et hiljem. Ja neil oli veel mingisugune, ma ei tea, kas menüü peale või kuskil oli igal juhul kirjutatud, et nad ühtlasi võitlevad ka ülekaalulisuse vastu, nagu et
oma kuidagi nagu äraspidisel moel, tegelikult nende programm on justkui vastupidine. Ühesõnaga eile kirjeldati mulle seda kohta, sest et inimesed, kes seda kirjeldasid, olid seal just hiljuti käinud ja see kõlas nagu räigelt. Nad olid teinud pilte seal aknadega ka, nad pildistasid neid inimesi, kes seal kitlites neid rasvaseid burgereid näost sisse ajasid, oodates insulti. See on nagu mingisugune, meil on Eevaga üks sisenali, kus me viitame ühele Simpsonite osale, kui me näeme mingit nagu hästi külluslikku toitu. Ma ei tea, kas sa mäletad, ma isegi ei tea, mis hooes või mis osas see oli, aga mingi hetk Homer nagu vaatas telekat ja seal oli telekast tuli siuke hästi siukse seksika maheda häälega räägiti, et we take 18 ounces of sizzling ground beef and soak it in rich creamery butter. Then we top it off with bacon, ham and a fried egg. We call it the good morning burger. see good morning burger on see, millele ma alati viitama, kui ma kuskil kuulen mingit siukest nagu mingit täiesti üle igasuguse nagu võlli keeratud toitumiskogemust, nagu ma saan aru, et see koht siis on. Ma tõesti ei tea, miks keegi peaks sinna tahtma minna, aga sa oled nüüd elanud Londonis juba Brightonis. Nii lihtne, kuidagi UK London. Tegelikult isegi see on hästi jabur. Vaata, Brighton and Hove on siuke kaksiklinn ja ma olen sattunud elama kuidagi siia piiri peale. Nii et sisuliselt nagu, kui ma astun umbes kodust välja ja lähen üle tee, siis ma olen Brightonis, aga enne seda ma olin Hove'is. Sa oled nüüd elanud Brighton and Hove'is mitu kuud. Kas sa oled jõudnud juba käia ka UK, vist ma saan aru, Meelis burgeri kohas nimega Five Guys? Ei ole, aga Five Guys on ju Ameerikast pärit. On ka või? Mina olen kuulnud brittidelt hästi palju sellest jutte. Ma rääkisin eile ühe britiga, kes ütles, et me rääkisime kuna me rääkisime sellest Südamerabanduse burgeri restoranist, siis me rääkisime ka Five Guys restoranist ja siis ta ütles, et kui Five Guys UK-sse tuli, et siis ta nagu lõpuks kuidagi oli valmis sinna minema nagu pärast pikalt selle peale mõtlemist, aga et ühesõnaga tema järeldus oli see lõpuks, et tasus ära, sest et Five Guys tema sõnul pakub ikkagi kõige paremat burgerit üldse. See on Belgias ka tegelikult olemas, vähemalt nüüd. Ma ei ole sinna kordagi veel läinud, aga kuna ma tõesti kuulen mitmed nagu inimesed, kes elavad Ühendkuningriigis, ikka Ühendkuningriik, mitte riigid. Anyway, mitmed inimesed, kes elavad Ühendkuningriigis on nagu podcastides või erinevates sellistes YouTube'i videodes hästes nagu maininud seda, et Five Guys on nagu hästi head burgerid, aga ma ei ole veel jõudnud sinna sööma minna. Ja ma ka ei ole, aga see mismoodi neid burgereid kirjeldati mulle ei kõlanud väga kutsuvalt iseenesest. Aga inimene, kes seda kirjeldas, nagu püüdis teha oma sõnumit väga kutsuvaks. Et see oligi see, et ühesõnaga see, mida ta üritas väljendada, oli ikkagi selline nagu, et ta ikka nagu väga püüdis soovitada mulle Five Guys burgereid. Aga see sõnavalik lihtsalt kuidagi üldse ei läinud, ei läinud peale mulle nagu sellised sõnad nagu siuke nagu lögane põhimõtteliselt ja niiske ja nagu siuke sloppy. Need ei ole ükski sõna, mida sa tahaksid kuulda toidu kohta. Jaa, sest mul ei ole kunagi meeldinud, kui inimesed ka näiteks söögib Tallinnas kunagi eksisteerinud legendaarse burgeri Puitka burgerite kohta ütles, et lögapurks, nagu et lähme võtame lögapurks. Isegi rotiburger on selles suhtes kuidagi kodusem ja armsam. Ei, ma ei saa rotiburgerit, ma ei saa seda sõnapaariga kuulata nagu. Et ei rotiburger ega lögapurks või lögaburger nagu ei mõju kutsuvalt mulle isiklikult. Mul on kuskil nagu aju taga, kuskil kaugel minevikus ja mõistuses mingisugune täiesti üleromantiseeritud mälestus sellest, kuidas maailma kõige parem hamburger oli Keilas lasteaias tehtav burger. No see ei saa tõsi olla. Siis kui sa ise seal käisid või? Ja mina või sa käisid täiskasvanuna söömas burgerit? Ma käisin põhikooli ajal. Vaata, Keilas oli üks lasteaed, ma ei mäleta, mis selle lasteaia nimi on, äkki ta oli mingi Miki lasteaed või midagi siukest. Oli väga lähedal gümnaasiumihoonele.
Nüüd on gümnaasiumihoone hoopis teises kohas, aga just sellele vanale gümnaasiumihoonele oli lasteaed lähedal. Inimesed käisid vahetunni ajal, või noh siis mõned inimesed käisid vahetunni ajal suitsetamas kuskil seal korterite vahel ja seal lasteaia kõrval. Aga et siis nagu samal ajal, kui sa tegid nagu suitsupausi, siis osad tegid ka nagu mingitel pikematel vahetundidel juurde nagu purksipausi. Ja siis läksid sinna lasteaeda seda burgerit ostma ja seal lasteaias oli, noh ütleme, ta on nagu see standard nii-öelda see Eesti, nagu sina nimetasid, see löga või rotiburger, et on võetud mingisugune Rakvere sügavkülmutatud pihv, mis lastakse mikros soojaks ja pannakse hästi palju kapsasalatit ja hästi palju hamburgeri kastet, mis tuleb ilmselt Felixi toodetud sellisest plastikpurgist niimoodi, lastakse hunnik peale ja ma olen 100% kindel, et see ei saa olla maitsev tegelikult. Noh, nagu kui keegi täna annaks mulle täpselt identse burgeri, siis ma sööks seda ja see ei maitseks mulle, aga mul on kuskil nagu, ma nagu tunnen seda lõhna ja maitset oma suus täna nagu meenutades väga heana ja see ei tundu mulle üldse realistlik, aga ta on meeles nagu väga hea mälestusena. Oota, ja kas sa tegid suitsu ka seal lasteaia kõrval? No? Ei, ma ütlen sulle, ma võin sulle isegi täiesti ausalt rääkida, et ma ei ole kunagi elus ühtegi sigaretti tõmmanud. Ma ei saa öelda, et ma ei ole kunagi suitsetanud, sest vist 2 või 3 korda elus on tekkinud olukord, kus ma olen proovinud vesipiipu, aga sigaretti ma ei ole küll kordagi tõmmanud. Ja no sa pole millestki ilma ka jäänud. Ma arvan ka. Ja. Kas sa panid tähele vahepeal, et meie saade läks pikemaks, kui ta oli eelmine kord? Et vahepeal sai otsa see aeg, mis me oleksime saanud raadios rääkida ja nüüd järsku me oleme rääkinud palju rohkem kui tavaliselt raadios. Väga tuus. No aga siis ongi, äkki me saaksime mingi ühe teema veel võtta nagu käsile. Ma ei tea. Ega mul täna enam väga palju aega ei ole, kui ma suga päris aus olen. Me peaksime tegelikult, mida me peaksime tegema ja nüüd siin kuulajad peaksid kohe nagu kõrvad väga kikki ajama. Sest mida me peaksime tegema, on salvestama ühe väikese saate veel juurde meie Patreoni toetajatele. See oleks nagu eriti äge, on ju. See oleks väga lahe, aga siis teemegi nagu mingi lõppkokkuvõtte praegu ja siis, ma ei tea, teeme selle nagu eraldi failiks või? Me oleme praegu sellises faasis, kus mina räägin justkui nii, et see kõik läheb saatesse, sina räägid nii, nagu see kõik lõigatakse välja. Sorry. Mina mõtlesin, et see kõik läheb saatesse praegu. No jaa, sest et see on uus amatööri tase, kuhu me tahtsime tagasi jõuda tegelikult, kuhu me oleme igatsenud tagasi jõuda. Et amatöör Prime, see on amatöör Prime, millega te nüüd liitusid. Ma ei tea, mis meie uue Patreoni väikese saate nimi saab olema, võib-olla see on nagu popkultu patreonistid. Aga ma arvan, et seda saavadki inimesed teada siis, kui nad lähevad Patreoni. Jah. See saladuse loor, seda me kergitame ainult seal. Kaldkriips popkulturistid. Jaa. Me hakkame taas seda reklaamima. Nüüd te leiate meid, jällegi, kui te seda saadet juba kuulasite, tõenäoliselt olete meid üles leidnud. See saade läheb üles meie vanasse popkulturistide voogu, vanasse uude, ühesõnaga täpselt seesama, kui teil on jäänud oma podcasti playerisse see vana esialgne popkulturistide RSS voog, siis sinna need saated tulevad edasi. Kui te olete harjunud neid vanu osi kuulama SoundCloudist, siis ka sinna hakkavad uued osad taas tulema ja ainuke asi, mis nüüd jääb nii-öelda soiku, on meie R2 voog. Sealt te saate kuulata neid vahepealseid saateid alates vist 32. kuni 123. Issand jumal, kui palju saateid me oleme teinud. Ja nüüd edasi kõik numbrid ülespoole 124-st praegu see seisuga hakkavad tulema taas siia. Kus te praegu olete? Kõlab loogiliselt. Väga ilus. Ma ei oska seda paremini ja selgemini seletada. Ei, väga kokkuvõtlik ja selge ülevaade. Võib-olla siis lõpetuseks nii palju, et oma käsi põletada pole mõtet. Kindlasti. Olgugi, et koroonaviiruse hirm on võtnud maad ja inimesed muust ei räägigi, siis siiski et ei ole mõtet
niisutada oma käsi etanooliga ja panna siis käsi põlema, sest et see ka ei aita, ütleme nii, et see on nagu see on väga halb mõte lihtsalt. Aga see ei aita nii, nagu sa arvad, et see aitab, on ju. Sest koroonaviirus ei ole tulekindel ju, on ju. Selle kohta pole infot olnud. Ei tohiks olla. See ikka põleb. Ja. Ikka põleb. Aga ütleme nii, et on nagu rohkem on abi sellest, kui sa saad selle oma koroonaviiruse kuidagi nagu ahju panna. Näiteks, et sa aevastad ainult ahju ja aevastad kõik need viiruskehad, nagu aevastad välja ennast ahju, ruttu, paned ahju ukse kinni ja süütad. Ja siis kütad kodu näiteks koroonaviirusega, et see on nagu parem lahendus. Kindlasti parem lahendus. See on kindlasti parem. Ja selle mõttega nagu praegu siis jätakski hüvasti võib-olla. Jätame hüvasti. Et mulle väga meeldis teha praegu seda saadet natuke nii nagu vanasti, aga tegelikult hoopis uut moodi. Ja mis muud kui, et ei jõua ära oodata, kui jälle kohtume siin, Ivo. Tere tulemast professionaalset salvestustehnikat kodus omavate inimeste sekka. Ja see on Amateur Prime ja me jätkame veel pikalt.